peaks tere ütlema. Meil on käes 24 mai juba, mis tähendab seda, et hooaeg on teiste jaoks juba peale hakanud, aga nagu te mul selja tagant näete, siis meil auto pole vist võistlusvõimeline veel. Põhjus siis selles, et ma siin vahepeal olen üritanud kooli ära lõpetada ja meil pole raha ka. Räägiks siis, mis vahepeal toimunud on. Vahepeal on siis aasta ära lõppenud. Viimane sõit lõppes meil rehvi seinas Lätis. Kāņiem veiksies, aiziet iemetiens, izdodās abiem diviem. Un pārcenšās out pēc strafu pret sienu riepās un ai. Ja põhimõtteliselt see on ka üks suuri tegureid, miks meil auto praegu ei sõida, et ta sai ikka päris palju sai haiget. Talvel käisime seal Eesti Autospordiliidu galal, saavutasime siis eelmise hooajaga Eesti meistritiitli. Ja mõtlesime, et miks ka mitte siis proovida pro-klassi. Et nüüd on meil auto sellises ehitusjärgus, et tegelikult peaks juba, plaan on meil jõuda 8. juuni Laitse trennipäevale. Et enne seda tuleks auto kokku saada, dünos käia, muud värgid ära teha, et saaks ikka sõita autoga. Et plaan on siis see aeg mõni etapp ikkagist ära sõita, vaatame jooksvalt, kuidas meil läheb, et prooviks ära, mis pro-klass ennast kujutab ja räägiks siis, mis selle hooajaga uut tuleb. Et nagu te teate, siis pro-klassis sõidetakse natuke suurema rehviga, 265 semislikiga, et see meil siin nüüd alla varutud, et peaks hästi kiire, hästi gripi olema, et vaatame, kuidas see rehv toimetab. Mis veel? Selleks hooajaks paneme alla siis Gearmotivi otsekasti, mis neil hiljuti välja tuli. Et pro-klassis on, ma arvan, et on vaja juba käiguvahetuseni kiiremini teha, et selle 3 diiselkastiga natuke näidin seda värki seal ajada. Mootor jääb meil sama, mis meil eelmine hooaeg oli, V8, M60. Et lihtsalt siin teeme mõned asjad ümber ja proovime dünost natuke rohkem jõudu välja saada, et kuna ju rehv on natuke suuremal. Lisaks loodetavasti tulevad alla meile Wisewebi poolteljed. Et differ jääb meil küll praegu sama 188, et loodame, et ta peab vastu. Et ütleme, et põhimõtteliselt on siuke budget build selleks pro-klassiks, et nii kaua kui veel selle kerega sõidame. Eelmise hooaja lõpus võitsime siis tiitliga Liveri AD disaini poolt, et see on praegu meil valmimisel. Peaks siuke päris äge liveri tulema, et siis varsti näete, kui äkki me filmime sellest midagi. Et nagu ka eelmine aeg, proovime ka see aeg pildis püsida rohkem. Et eelmine aeg natuke kukkus meil seal see videovärk ära, aga proovime uuesti. Äkki tuleb seekord paremini välja, et äkki Egert tuleb meil appi see aeg filmimisega. Ja ma ei tea, polegi vist praegu rohkem midagi rääkida. Võib-olla tulevad mingid garaaži, mingid filmimised, värgid ja ma ei tea, vaatame, kus me järgmisena oleme. Davai. Nii, oleme tagasi. Umbes 1,5 nädalat on esimese trennini. Et meil tuli Ruki garaažist tuli mootor tagasi. Paps ja Andri panevad kokku seda tasapisi. Selle mootoriga oli siuke kabajant, et sõitis ta terve hooaja laitmatult ära ja hooaja lõpus, kui lahti võtsime, siis selgus, et katki. Kõik oli puruks
ja siis tuligi uus plokk otsida ja kõik, nii et nüüd on peaaegu uus mootor põhiliselt. Ja mis veel eelmisest korrast mainimata jäi, oli see, et nüüd tuleb 2 kettaga Denaki sidur veel alla. Et see vana ilmselgelt selle 265-ga vastu ei pea enam. No vaata, neid ma otsisingi. Nüüd sa pead kistma ka kinni. See ei ole praegu tähtis. Nii, nüüd oleks seda mutrit alla vaja. Meil on tähtis inimene stuudiosse jõudnud. Martin, võib-olla mõned teavad juba. Mida sa teed, Martin? Proovin seda pellikut siin paremaks saada. Muud ja midagi teha pole. Paistab sõita ja peab oma siin tunde ohverdama. Lambi. Ma arvan, et tänasega on kõik. Mina lähen igastahes koju ära. Nii, päev 3, mootor läheb peale. Jou, aeg on nüüd siinmaal, et me oleme jõudnud siia Tartusse Kaagi juurde, et siis seadet paika panna, jõunumbrid üle vaadata ja eks vaata, mis see päev toob, et eks loodame, et kõik läheb hästi ja meil on nüüd see hooaeg tegime talvel õlijahutuse eraldi ringiga. Nüüd on elektripump on vahel ja Kaak teeb praegu juhtmeid sellele. Siis on vaja veel teha ära käigukangi see käigu nii-öelda, no et käiku näitaks. Ops, tervi tutorial. Vahepeal tuleb väike Heyday grind teha. Kus see vend sinna sai? Seda arvata palju jõudu tuleb. 100 kilovatti rummust ja saaks hea juba. Korra mul näpud vaarika moosi täis juba.
So 500 kilowatts ja almost 1000 Newton meter ja 5 minuti ding, engine kaputt. Nuka-andur ei taha enam koostööd teha. Vabandust, vända-andur. Kuule, tööle hakkas ju. Tõmbed saime vist tehtud, aga korraks hakkas vända-andur natuke jamama ja nüüd saime vist korda, et Kaak hakkab siin mingit popsed bängi. Nii, lõpp hea, kõik hea. Lõppnumbrid siis 500 kilovatti ja peaaegu 1000 Newtonit ühe barriga siis. Öeldi, et peaks nagu kerima ja nüüd lähme äkki koju. Või no enam lähme sööma midagi. Ta lihtsalt nii palju siduri laudu, et habakad seisma jääksid kastis. Muidu peaks ta laudu nii palju, et habakad jäävad seisma. Halloo, me jõudsime Laitse ja me ei saa rajale. Remonditud turbo läks just p***se. Nii et ajab julmalt sinist välja ja ma ei tea, vaatame, mis saab. Igastahes, jah, saime auto enam-vähem sõitma ja mõtlesime, et tuleme teeme paar ringi, aga noh, vaatame, kaugele me sellega täna jõuame. Nagu äge, aga... No kiirus alles hakkab tulema ratale. No ja ma mõtlengi, et nagu praegu on ju see vana pastel on ju, et ta jõua juba nagu sellega piiresse käia. No vaatame, proovime, kui midagi välja mõtlema. Saime esimesed ringid tehtud, proovisime eelmise hooaja 245 siis emislikke, mis meil üle jäid, aga juba sellega ei taha nagu väga käia piiresse. Et arvatavasti on ülekanne liiga suur, vahetame diffi ära ja proovime uuesti, et vaatame, mis ta siis teeb. Aga muidu nagu väga äge, kast teeb väga huvitavat häält ja kõik nagu ülejäänud nagu toimib, välja arvatud see turboteema, mis meil on. Aga jah, vahetame diffi ära, vaatame, mis siis juhtub. See on tuff. See on tuff. Saime diffri vahetatud, lähme uuesti sõitma.
vaatame, kuidas nüüd käitub. võime 364 panna enne, proovid ja me saame alati tagasi vahetada. Täna saaks see läbi või? ei no meil pole seda tükki, me ei saa sõita. Meie jaoks on trenn läbi. Proovisime siis viimasena 2+5 triiessi ja viimases kurvis lõhkus juhipoolse Diffri flansi ära. Et eks seda oli enam-vähem aimata, et see on üks meil nõrgemaid lülisi, see Diffri osakond. Ja nüüd teame, millest õppida. Üleüldiselt auto töötas väga hästi. Ma olen väga rahul. Et ilmselt sõidame võistlustel selle Sestinoga. Ja nüüd läheme koju autot kokku panema. Lõhkumise alla, lõhkumine oli see, mis seal Lätis toimus. Üleüldiselt jah, läks hästi. Saime teada, et käigukast on ikkagist liiga pikk, et ilmselt peame panema 364 diffri alla. Et see on see differ, millega me tavaliselt Lätis sõidame, aga kuna kast on nii kiire, siis peab selle panema siia, et sööb natuke rehvi liiga palju. Aga jah, vähemalt auto töötas, see on juba suur võit. Eks vaatame, mis edasi saab, aga selle videoga on siitmaalt vist kõik. Davai! Game over, läbi!